Ahoi, siin on siis näha küüned, need on spetsiaalselt valitud, siin on tehtud hobitegija poolt eelnev töö, nii et selles mõttes tehniliselt selline huvitav, et aga paras hea väljakutse. Ja siis ma hakkasin eemaldama kristalle, ma tavaliselt teen selliselt, et ma hoian sõrme hästi suunaga allpool ja enda siis pöialt hoian väga tihkelt seal kristallide läheduses, et need ei hüppaks ülesse ja kasutan, tõesti see on mingisugune vanem otsik, mis põrutab tegelikult kliendi küüsi, nii et kasuta alati vanu otsikuid ja kui on vaja, siis mõnda vanaks läinud tange, et natuke paremini kätte saada, aga põhimõtteliselt ja nüüd, kuna on tegemist siis nagu võõra inimesega, võõra kliendiga, siis ma mahavõtmisel alati esimene kiht on selline, kus ma natukene nagu tutvun olukorraga, et ma olen hästi nagu pinnapealselt teen, sest iial ei või teada, et kui paksult või õhukeselt seda materjali on, seega väga survet ma tavaliselt ei avalda uutele klientidele, et võtan alati suhteliselt pinnapealselt esimese hooga ainult värvi maha ja siis hakkan tutvuma olukorraga ja siin tegelikult oligi see, et seda materjali oli küllaltki õhukeselt. Nii et pidigi väga teadlikult maha võtma ja materjali eemaldamisel on alati see, et sa pead jälgima küüne kuju, ehk siis nagu kui sa võtad vasaku külje pealt, siis puuriotsik peab olema paralleelselt vasaku küljega, ehk siis nagu te näete küllaltki sirgelt ja siis sa tõstad puuriotsiku küüneplaadiga jälle keskelt paralleelselt ja kui sa jõuad siis paremale küljele, siis sa tõstad puuriotsiku püsti jälle tagasi, et sa pead jälgima seda C-kaart ka küüneplaadi suhtes, nagu sa näed, siis ma pean muutma puuriotsiku nagu siis nii-öelda asendid selleks, et saada kätte külgedelt ja pealtpoolt materjal. Ja tavaliselt ongi siis see, et see materjal tuleb eemaldada põhimõtteliselt ikkagi väga malbelt. Mulle meeldib see, et ma olen kaadrist kenasti väljas ja meeldib. Aga okei, vaatame, mis siin siis edasi pakutakse. Ma tean, et ma mingi hetk sättisin endale seda kaamerat, nii et ma loodan, et nüüd see juhtubki. Jah, nüüd juhtuski. Väga hea. Yes. No vot, see on see videovärk. Puupulgaga üldiselt lükkan nahkasid tagasi. Ma teen seda alati väga malbelt, väga teadlikult, väga tagasihoidlikult. Ma pigem alati küsin kliendi käest, kas tal on valus, kas kõik on hästi. Minu ülesanne on lihtsalt saada see küünevall sealt küüneplaadi küljest õrnalt lahti. Minu ülesanne ei ole küünevalli suruda sealt lahti. Omal ajal küll õpetati meid seda, et tehke jõuga põhimõtteliselt. Siis täna ma tegelikult lihtsalt tahan, et mul oleks võimalus aparaatse maniküüriga rahulikult küüneplaadi pealt tiibnahk kätte saada, aga mind ei huvita see, et ma teen pundunud küünenahkasid. Ja nüüd alati, kui ma hakkan esimest raundi tegema, suhteliselt õhust aparaatse maniküüri puhul, pöördeid on mul seal umbes 12 kuni 13 000 ja õhust, täielikult õhust. Ma teen, ma vaevu siis nagu puudun küüneplaati selleks, et tiibnahka eemaldada sealt. Sest ja see puuriotsik on suhteliselt paralleelselt küüneplaadi peal, nii kui sa tõstad ta üles 45 kraadi peale, siis sa paned rõhku selle leegi tipule ehk siis sellele otsale, võid kindel olla, et teed punased randid sisse, sest enamikel inimestel on lunula piirkond see küünevalli ääres seal ja see lunula piirkond on äärmiselt pehme, ta on selles mõttes nagu verivärske küüneplaat ja kui sa sinna survet avaldad liiga tugevasti, siis võid kindel olla, et sa tekitad sinna punased randid ja nüüd me oleme päris palju sellest juba rääkinud, et punaste rantidele siis tagajärjed võivad olla väga halvad, sellepärast, et nii palju on odavat materjali tulnud turule ja nii palju on odavaid UV-LED-lampe tulnud turule, mis ei kivista omakorda tooteid ära ja punaseks viilitud küüneplaat on siis üks suurimaid põhjuseid, miks tekib keemiline põletus, aga sealt edasi on ka vähem tähtsad on UV-LED-lamp ja kvaliteetsed tooted, mis tuleb korralikult ära kivistada, aga ütleme nii, et kõik saab alguse selleks, et sa oled küüneplaadi punaseks viilinud, seega aparaatne maniküür tuleb teha väga-väga teadlikult küüneplaadi peal paralleelse otsikuga ja selles mõttes ikkagi nagu väga-väga teadlikult kasutada seda puuriotsikut. Nii et siin ma siis
kuna on võõras klient, siis tööd on palju. Ja kui sulle tundub, et mõni koht on kinni, võid alati kasutada või kasutagi puupulka uuesti, et natuke uuesti avada seda küünevalli. Ja praegu ma nagu näha nikerdangi siin ühe küüne kallal õige pikka aega, aga kui sul on mõni koht, mida sa ei saa kätte, siis mis on häkk, ongi see, et sa tõstad puuriotsiku suhteliselt õhku, küüneplaadi pinna peale, väga pinna peale, suhteliselt õhku, sest sa pead mõistma seda, et tiibnahk on küüneplaadist kõrgemal ja sul on vaja kõrgemalt hakata alustama selleks, et saada küüneplaadi pealt see kõrgendatud nahk nii-öelda kätte. Ja mõnikord ongi nii, et lähebki pikemalt aega, seda enam, kui sul tuleb võõras klient sisse. Ja nüüd ma näitan teile ühte häkki. Kui sa teed nahatööd, siis võib juhtuda, et su puuriotsik tõmbab nahka täis, siis sa võid kasutada plokkpoleeri selleks, et pane pöördeid natuke tugevamaks ja surada sinna plokkpoleeri külje peale sisse. Mõned kasutavad selleks talki, et natukene, et siis puuriotsikuid siis nii-öelda säästa, aga see häkk toimib väga edukalt, et sa aeg-ajalt tõmbad plokkpoleeri sisse. Ja nagu näha, siis kuna nüüd on võõras klient, siis tõesti ettevalmistustööd võtavad päris palju aega ja ma praegu siis tegelikult olengi juba pöörded pannud 5000 peale, ehk siis põhimõtteliselt puur hakkab kohe seisma jääma, seda sa ei saa saavutada siis, kui sul on Hiina puur. Hiina puuride pöörded algavad seal kuskil 10-15 000 pealt ja võib-olla lähevad sinna 20 000 peale ja sul ei ole nii-öelda madalaid pöördeid ja ma siis nüüd praegu selle etapi ülesanne ongi mul saada küüneplaat võimalikult ohutult ja turvaliselt karestatud ja ma tahan olla täiesti veendunud selle etapiga, et tiibnahk on täiesti eemaldatud küüneplaadi pealt, et küüned ei hakkaks lööma küünevalli juurest lahti. Ja seda sa saad, see on üks olulisemaid liigutusi, mida ma teen absoluutselt iga kord, olgu ta hooldus, paigaldus, keellakkimine, keelküüned, sest et ma tahan olla veendunud 100%, et seda tiibnahka ei oleks. Ja nüüd ma hakkan siis paigaldama šabloone. Selleks, et šabloone paigaldada, ma teen alati naturaalse küüne võimalikult lühikeseks, et see naturaalne küüs ei hakkaks segama paberšablooni paigaldust, sest mõnel inimesel on küüned ikkagi kasvavad üks külg alla, teine sirgelt ja mida lühemaks sa selle küüne saad, seda paremini hakkab istuma šabloon, et see on müüt, et kliendil on, vanasti sai ikka kuulsid seda, et kliendil on see vabandus, et kliendil on liiga lühikesed küüned, et sinna ei saa enam šablooni paigaldada, et selleks peab ikkagi natuke pikkust olema, et tegelikult just nimelt vastupidi, et mida lühem on küüs, seda mugavam. Ja nüüd ma teen nail prep'i. Pintsliga pudelis nail prep, siis lasen tal kuivada veidike ja kasutan oma lemmik Megabase'i aluskeeliks, seda ma tõesti kasutan igale poole. Et kui ma just parasjagu nüüd Ritsi raberit ei kasuta, siis on mul see Megabase. Ja kui te nüüd küsite, et kas ma primerit ei kasutanud, siis ei, Megabase'iga ma endiselt ei kasuta, aga mis mul on see, et mul on esiteks on mul uued lambid ja mul on väga head lambid. Et tavaliselt ongi see, et primer, see mitte et primer, aga et ütleme niimoodi, et toodete püsivus kannatab oluliselt, kui sul on kehvem, nõrgem, vanem lamp, aga mul on väga hea lamp, seega ma saan endale lubada mingisuguseid asju. Üks nendest asjadest on see, et ma ei kasuta primerit ja panen Megabase'i otse küüneplaadi peale. Et soovitan kindlalt kasutada primerit või bonderit, kui sa ei usalda näiteks oma lampi. Ja nüüd ma siis mõõdan šablooni ja vajadusel lõikan siis vastavalt küünekujule ning nagu te näete, siis ma enne paberit šablooni alt ära ei võta, kuniks ma olen siis šablooni lõikanud kliendi sõrme järgi täiesti paika. Nüüd ma mõõdan ära, kust ma pean välja lõikama nii-öelda need kõrvad, ehk siis seal šablooni külgedel on need kuldsed jutid, et ma alati lõikan kõrvad välja, see on kõige olulisem. Ütleme nii, et kui sa seda küüne otsast kuju ei lõika, siis küljed pead sa kindlalt välja lõikama, et see on nagu kõige olulisem selle asja juures. Mul on sulle üks uudis ja see, mida ma hakkan sulle nüüd rääkima, võib muuta su töö kvaliteeti oluliselt. Level up, ma ütlen kohe, see kindlalt võib muuta
su enesekindlust, level up. Ja ma olen loonud meile midagi üli suurt. Sa tahad seda teada? Ja midagi sellist, mida Eestis ei ole varem olnud. Ühesõnaga, see on siis level up kogukond, mis on küünetehnikutele ja hobiharrastajatele mõeldud. See on täis kõrge tasemelist sisu, praktilist õpet ja seal on juba praegu hulgaliselt videoid ja väärtusinfot, mida kohe vaatama minna. Kuidas saada küüned päriselt püsima, kuidas teha sotsiaalmeediat, kuidas pildistada, kuidas teha ohutut ja kvaliteetset aparaadi maniküüri, kuidas valida tooteid, mis päriselt aitavad sul püsivusele kaasa ja iga teine kolmapäev hakkab olema meil fookus kolmapäev, kus ma vastan just sinu küsimustele. Küsimusi sa saad jätta mulle seal keskkonnas ja need videod jäävad sulle järelvaatamiseks igaveseks. Ning ühe korra kuus tuleb siis üks selline pikem põhjalik õppevideo. See on koht, kus sa ei ole kunagi üksi, kus on teised küünetehnikud ja kus olen mina sulle alati selja taga ja toeks ja aitan sind vajadusel. Ja tänu sellele sa saad omale reaalsed lahendused, mis toimivad sul igapäevatöös. Ja praegu siis on kuni 15. detsembrini on sul võimalus liituda 19,90 kuumaksuga. Panen lingi siia video alla, nii et hüppa kampa. Meid on juba õige mitu sinna liitunud, kuigi ma pole seda avalikult isegi välja hõikanud. Nii et tule paati! Bye! Ja nüüd ma siis kasutan akrüülkeeli ja ma kasutan Milky White'i, sest see jätab sellise läbi kumava valge tipi, mis mulle meeldib, et see on siuke mõnus ja ma panen suhteliselt õhukeselt selle, akrüülkeel on selline mõnus asi, millega ehitada küünele pikkust juurde, sest et sa saab panna teda tõesti nagu paberõhukeselt ja ta ei vea sind alt, et see on mul selles mõttes on üks parimaid. See Milky White on ka hea, et kui sa paned ta küüneplaadi peale, siis nagu sa näed, ta tegelikult ei tee nagu küüneplaati õhukese kihina väga palju valgemaks ega heledamaks. Et ja see on mul selles mõttes nagu, nüüd ma pinšin, 10 sekundit hoidsin all, pinšin ja uuesti lampi tagasi hakkan valmistama ette siis teise käe küüsi ja lõigun jälle parajaks. Muuseas, mul on e-koolis olemas ka šabloonipaigalduse video, kus ma räägin ära kõik võimalikud vead ja head, mis on läbi aegade, mis lollusi ma teinud olen, et kindlasti saate sealt väga palju head siukest materjali, mida kõrva taha panna ning näitan seal väga hea teooria. Ma küll räägin seal teoorias ja ka näitan teoorias, kuidas siis šabloonipaigaldust teha, et tagasiside on olnud väga positiivne, et kõik, kes on mul käinud keelküünte või keelküünte hoolduse koolitusel on selle šablooni koolituse läbi vaatanud, läbi teinud, siis ütlevad, et šabloonipaigaldus saab juba seal videos olulisemalt selgemaks, kui ta senimaani on olnud, nii et väga-väga julgelt soovitan e-koolist vaadata šabloonipaigalduse video, ma panen ka kindlasti lingi siia video alla. No nii, ja nüüd lähme siis Liquid Polygeeliga. Liquid Polykeel on siis selline vedel akrüülkeel nii-öelda ja see on siis selline toode, mis on esialgu võib-olla, kui purgist välja võtad, on veits nagu tekitab nagu sellist mingit imelikku emotsiooni, aga nagu kui sa näed praegu, siis tegelikult kandes ta küüne peale, ta valgub kohe ära, et alguses ta tundub tökat, aga jah, nii kui hakkad teda peale kandma, siis ta võtab kohe see kuju. Et mulle ta isiklikult meeldib, ütleme niimoodi, et ta on nagu kiire. Nüüd antud juhul, kuna tegemist on ju võõra kliendiga, siis alati läheb kauem aega. No see on aamenkirikus. Ma ei tea, kuidas teistel on, te võite siia video alla kommenteerida, aga minul on küll aamenkirikus, kui tuleb võõras töö juba esiteks nahkade töötlemine ja enda käekirja saavutamine on alati siuke omaette protseduur, et see konkreetne töö võttis mul aega 2 tundi ja 20 minutit, aga ütleme nii, et see video tegemine ja kõik see mudru siia juurde, et see ka natukene nagu aeglustab seda asja, aga ütleme nii, et eks ta sinna 2 tunni piiresse oleks jäänud siis ka, kui seda videot poleks võib-olla teinud. Et jah, see siuke nagu ettevalmistus võtab alati rohkem aega, kui on kui pole enda käekirja all nii-öelda. Ja see toon siis praegu, mida ma kasutan,
see on number 11, mul tihtipeale sõbranna soovib seda sama tooni endale küüne peale jätta, sest see tegelikult näeb üsna sihuke elegantne ja šikk välja, kui ta lihtsalt jätta küüne peale. Nüüd antud juhul siin me tegime küll lõpptulemuse punase, aga ja ma tavaliselt Liquid Polygeeli ja siis Ritsi puhul veel Matrixit, universaalkeeli ja Easy Shape'i ning ka premium keeli. Kõiki ma neid kasutaks väikse pintsliga niimoodi modelleerides, nii nagu me teeme keellakki. Ja siis on minimaalset viilimist. Nüüd siin selles töös oli niimoodi, et kuju viilimisel tekkis seal oli nagu see, et kõik küüned olid veidike nagu erinevad, kõik olid natuke erineva pikkusega, et seal oli päris palju sellist nagu kujusse viilimist. Ja kohe ma hakkan siis varsti ka viilimist ja näete, selle balleriina kujuga on siuke omamoodi, et seal balleriina kuju on tavaliselt selline kuju, mis nõuab võib vist mõningatel juhtudel öelda, et siukest nagu riskimist. Sa pead oskama seda geomeetriat. Geomeetria tähendab siis seda, et sul peavad olema paigas stressipunktid, sul peavad olema paigas apeksid, küljejooned. Ja ütleme nii, et selle balleriina kujuga pigem ongi nii, et sa võib-olla ise vaatad veidike nagu skepsisega ja mõtled, et ei tea, et kas need küüned püsima jäävad. Seda enam, et kui tihtipeale klientidel on ka sõrmed viltu, siis näiteks sellel kliendil antud juhul ongi, nüüd kuna mõlemale keskmisele sõrmele ja nimetissõrmele sai pandud küll šabloonid, siis need küüned sai nii-öelda sirgu kohe eos ehitatud, aga ütleme nii, et kui need küüned kasvavad, siis need kasvavad ikkagi üsna tugevalt viltu. On üks teatud tüüpi käetüüp, nii nagu sa praegu videos näed, see tüüp on vist kõige levinum käetüüp üldse, mida sa hästi paljudel klientidel kohtad. Käete suurused ja nahatüübid on küll veidikene nagu erinevad, aga see konkreetne küünetüüp ja käetüüp on hästi levinud, seda tuleb hästi palju ja nendel on tavaliselt siis keskmised sõrmed väga viltu. Ja nüüd, kui sa teed balleriina kuju, siis keskmisel sõrmel tavaliselt siis nii-öelda see välimine külg saab olema väga-väga õhuke. Ja see on täpselt siuke piiri peal õhuke, et sulle tundub justkui, et mine tea, kas need küüned üldse kuidagi nagu püsima saab. Ja nüüd, kui ma siin viilima hakkan, siis mul on alati see süsteem, et ma teen ühte etappi korda 10, vähemalt ma üritan, see ei tule mul võib-olla iga kord välja, aga mul on kunagi võistlusküünte ajast, ütleme vist 2010 või millal ma esimestel võistlustel käisin, siis minu õpetaja õpetas mulle, et kui kellegi jaoks on see sõna geomeetria on võõras, siis jällegi on mul e-koolis olemas üks koolitus, kus ma räägin sellest geomeetriast ja mis on seal oluline, näitan selle ära ka siis nii-öelda kõik, ma räägin ühesõnaga mõisted läbi, et kui sulle tundub, et see sõna on võõras, siis ma panen jällegi lingi siia video alla, et sa saaksid seda koolitust endale soetada, sest et see annab sulle päris head arusaama ja teadmised, kuidas üldse neid keelküüsi siis nii-öelda vormistada. Ja pikkuse koha pealt nüüd ka, kui te näete, ma siin kogu aeg mõõdan, ja siis 3 need keskmist sõrme peavad olema 100% ühe pikkused ja ideaalses maailmas, kui sa teed balleriina kuju, siis tegelikult öeldakse balleriina puhul see, et need 3 küünt peaksid tegelikult olema ka ühe laiused ja justkui nagu vennad välja nägema. Aga tihtipeale on see, et ikkagi kas siis nimetissõrm on võib-olla natuke kitsam ja keskmine sõrm veidike, aga ütleme nii, et ideaalne oleks, kui sa enam-vähem saad nad nagu klappima, et see oleks ideaalne. Ja mis on Ritsi viilide puhul on tore, et sul on see joon laudsel, et sa saad enam-vähem nagu mingisuguse kuju või selle pikkuse saad ikkagi nagu ära mõõta, enam-vähem nipet-näpet. Mis mina tavaliselt teen on see, et väike sõrm on võib-olla grammike siis lühem kui need 3 venda seal, et siis ta öeldaksegi niimoodi, et kui sa teed väikse sõrme veidike lühema, siis ta muutub nagu natuke töntsakkamaks ja siis ta läheb nende vendadega nagu ühte nägu ja siis pöial võib olla veidikene pikem ja ta tihtipeale on ka ja teate, mis on hästi põnev on alati see, et kui sul tuleb võõras klient sisse, siis tihtipeale, kui sa pöidlaid hakkad mõõtma, siis sa märkad, et pöidlad võivad teinekord olla lausa 5 millimeetrit pikemad kui su ülejäänud töö. Et see on üsna sage nähe, me alles nüüd koolitasime siin
keellakkimist küll, aga klient tuli siis, tal olid pöidlad ikka nagu väga pikad, tal olid muidugi keskmisest pikemad küüned ka jäetud keellakkimises, aga no pöial oli veel nagu kuidagi ekstra pikk, et seal sai päris ehtalt nagu päris korralikult pikkust maha võtta. Fun fact, Viljandis on, tundub, et olema selline slängisõna nagu eht. Te võite siia video alla kommenteerida, et kas teie teate, mida tähendab eht. Sest ma olen seda sõna päris palju kasutanud ja mulle tundub, et see vist on Viljandi släng, et kui ma ütlen, et päris ehta, siis mul tihtipeale õpilased vahivad mind kummalise näoga, et mida sa selle all mõtled, et mis see päris ehta on. Et te võite siia alla kommenteerida, et kas te olete kuulnud sellist sõna, et päris eht ja et mida see võiks nagu tähendada. Ja nüüd ma kasutan siis palli. Ma väga harva, kui ma kasutan tange, siin töös ma küll natuke kasutan, küll aga väga panen südamele, et no palli kasutamine on väga teadlik töö. Olen olnud ise väga jõulise käega küünetehnik, et kui su kliendid ikkagi kaebavad, kaebama on võib-olla vale sõna, aga kui sulle antakse nagu tagasisidet ikkagi, et kliendil näiteks paar päeva pärast küünehooldust küünenahad veidike tulitavad või veega kokkupuutel veidike teevad valu või on nagu tundlikud, siis järelikult oled ikkagi väga jõulise käega ja võib-olla siis oleks targem kasutada tange. Isiklikult olen, sest et teinud haiget klientidele, sest et ma päriselt ka arvasin, et pundunud küünenahad on ilusad ja kui ma olen näitanud pilte, ma panen siia ka selle pildi, siis paljud küünetehnikud ütlevad ka, et aga see ongi ilus töö, aga tegelikkuses on see, et tänapäeval enam pundunud küünenahad ei ole teps mitte hea mõte. Sest et kuna nii palju on meil neid soodsamotsa tooteid peale tulnud ja nüüd, kui me teeme seda väga nahalähedast värvimist, siis tegelikult mis juhtub, ongi see, et kui me ei kivista korralikult tooteid ära, me lähme paratamatult vahepeal vastu nahka, me peame puhastama neid küünenahkasid, siis see allergia on, ütleme nii, et see on nii lähedal, et need allergiad on üks hirmus asi. Ma ütlen niimoodi, et sellist pandeemiat, mis me praegu nagu näeme, need allergiad ja siis kõik see keemiline põletus, mina ei mäleta, et sihukest asja sellises mahus oleks 15 aastat tagasi olnud näiteks või oleks 10 aastat isegi tagasi olnud, et see on nüüd kõikide nende soodsate UV-lampidega, nende soodsate toodetega ja kõikide nende uute, või selle Russian maniküüriga tulnud, ma ütlen ausalt, ma ise väga fännasin ja fännan siiamaani Russian maniküüri, aga nagu see teadmine ja see ohutuse tase, mida ma täna teen ja viljelen Vene maniküüriga, see on midagi täiesti teistsugust, mida ma tegin, ütleme siin 5 aastat tagasi näiteks, et ma ikkagi viljelen väga pinnapealset ja ohutut, et pigem nagu jätan tegemata, kui teen, ütleme siis niimoodi. Ja see värv oli nii ilus, vaadake, kuidas see katab, see on täitsa imeline, uskumatult hea katvusega, et ma just mõned päevad tagasi tegin ka ühte ritsi, punane oli R10 ja see oli ka hea katvusega, aga seda nagu ma pigem pidin tegema 2 kihti, siis nagu ma alati olen öelnud, ritsi värvidel on 95% väga hea katvus, nii nagu te praegu siin videos näete, siis mõned on sellised, et tahavad ikkagi 2 saada, aga see oleneb natuke tehnikast ka, vaadake, mina, kui ma kannan värvi peale, siis ma hoian pinslit küllaltki paralleelselt, võib-olla siukse 15% sellise kalde all ja nagu paitan üle, nagu natuke voolan üle sellest küüneplaadist, et ma ei kraabi pinslit vastu küüneplaati ja see annabki mulle võimalus, et ma saan enamus värve nagu teha hästi ühtlaselt. Ja mul sai maht otsa selle telefoni, nii et ongi käes tulemus, et pane like ja pane subscribe, kui meeldis ja kohtume uues videos ja kommenteeri, millist videot tahad varsti uuesti näha. Bye!